Evelin Aaris Maaeluministeeriumi kaubanduse ja töötleva tööstuse osakonnast. Ja meie siis oma osakonnas teostame erinevaid ülevaateid nii väliskaubanduse kohta kui ka toiduainetööstuse majandustulemuste kohta. Ja samuti on meil oluliseks koostööpartneriks ka Konjunktuuriinstituut, kes siis kogub meile erinevate ahela etappide kohta hindu ja arvestab ka hinnamarginaale. Et täna siis räägingi kõigepealt põllumajandussaaduste hindadest ja toidukaupade marginaalidest. Seejärel annan lühikese ülevaate põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordist ja toiduainetööstuse majandustulemustest ning lõpetuseks paluti mul ka rääkida veidi andmevajadusest ja analüüsimetoodikate puudujääkidest meie valdkonnas. Alustuseks siis toorpiima keskmisest kokkuostuhinnast. Et siin on võrreldud nüüd siis Eesti ja Euroopa Liidu keskmist hinda. Ja nagu näha, siis viimastel aastatel on konjunktuur olnud üsna selline kõikuv, et alates siin 2014. aastast toimus oluline langus ja alles 2017. aasta alguses hakkas siis piimahind uuesti tõusma. Ja nagu näha, siis Eestis võimendusid kriisist tingitud langus oluliselt tugevamalt kui Euroopa Liidus keskmiselt, kuna meie turg oli rohkem sõltuvuses Vene turust ja samuti kadusid ka Balti riikide ekspordivõimalused ära. Siis siin on kujutatud piima kilepakendi hinnamarginaalide jagunemist ja nagu näha, siis siin on näidatud roheline on tootja osa, punane on töötleja osa, kollane on siis jaekaubandus ja hall on käibemaksu osa. Et piima sellise kõige odavama kilepakendi jaehind on olnud väga kõikuv. Et siin alates 2015. aasta algusest hind siis langes ja hakkas tõusma alles 2017. aasta alguses. Ja siin joonisel on siis näha, et kuivõrd suured olid need kaotused, et tootjad kaotasid hinnas või oma kasumlikkuses siis kõige rohkem, ehk võrreldes siis kõrgkonjunktuuri 2014. aastal ja sellist 2016. aasta kriisiseisu, siis kaotati hinnas 12 senti. Ja samas nüüd taastumine ei ole ka nii suur olnud, aga kui näiteks vaadata töötlejate osa, siis see kaotus ei olnud nii suur, kui oli tootjatel ja kaubandus omakorda isegi siin kohati võitis. Et pigem ongi olukord selline, et esimese hoos või sellise esimese kaotuse saavad siis tootjad, siis mõne kuu pärast ilmneb selline töötleja hinnakaotus ja kaubanduse oma ei pruugigi tulla. Ja siin võrdluseks kilepiimale on siis ka toodud juust edami hinnamarginaalid, mis siis näitab, et kui kilepiim on selline küllaltki madala lisandväärtusega toode, aga juust on selline kõrgema lisandväärtusega toode, et selle hinna kõikumised ei ole nii suured. Et siin on küll näha mõningast hinnalangust 2016. aastal, aga need muutused ei ole nii suured, kui olid kilepiima pool. Aga tendents on siiski sama, et enim kaotab tootja, siis töötleja ja kaubanduse kaotus ei ole kuigi suur. Et pigem siis kaubandus kasutabki ära võimalust, et hind, kuna üldine turukonjunktuur ja tarbijate sissetulekud kasvasid,
siis sai ka toodete eest rohkem küsida, kuigi tootjate ja töötlejateni see ei jõudnud. Siis järgmiseks vaataks toidunisu keskmist kokkuostuhinda ja siin on võrreldud Eestit ja Euroopa Liitu. Et joonis natuke paigast läinud, aga oranž joon on siis Euroopa Liidu kohta ja sinine on Eesti kohta. Et Eesti selline kokkuostuhind kuni 2016. aastani oli märkimisväärselt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest, aga jah, viimasel aastal siis Euroopa Liidu keskmine hind tegi olulise paranemise ja eelmise aasta lõpuseisuga on siis kõrgem Eesti keskmisest. Ja kui me vaatame nüüd nisujahu hinnamarginaalide jagunemist, siis nisujahu hind on püsinud küllaltki stabiilsena, aga siin võibki märgata järkjärgulist vähenemist ja samas töötleja osa on selle võrra suurenenud, aga jaehind on püsinud stabiilsena. Järgmiseks vaataks siis sealiha keskmist kokkuostuhinda. Siin on samamoodi võrreldud Eestit ja Euroopa Liitu. Ja nagu näha, siis trend on olnud üsna sarnane. Et siin 2014. aastal algas hinnas langus ja mõningane paranemine oli 2017. aasta, aga siin viimased andmed on siiski jälle natukene alla läinud. Ja kui vaadata siis nüüd hakkliha hinna jaotust, siis siin on samuti üsna stabiilne jaehind püsinud, ja ka tootjate osa ei ole niivõrd palju langenud ja ka töötlejate oma. Et siin on kindlasti põhjuseks siis sellised tootjate ja töötlejate vahelised tugevad suhted sektoris, et on head lepingud, tootjad ei kaota nii palju. Aga kindlasti need tootjad, kellel ei olnud niivõrd häid lepinguid, kaotasid oluliselt palju rohkem. Ja siis kokkuvõtlikult, et millist mõju siis avaldavad kriisid hindadele. Et viimastel aastatel on siis tootja osa tootel lõpphinnas olnud langustrendis ja enim on kaotanud eelkõige siis piimatootjad. Kriisisituatsioonis ja kokkuostuhinna langedes suurendavad esimestel kuudel marginaale nii tööstus kui ka kaubandus, aga siis mõne kuu möödudes kaotab ka tööstus. Kui on ületootmisest tingitud kriisid, millega siis säilib tarbijate nõudlus, siis suurendab kaubandus eelkõige oma marginaale. Ja Eesti tootjaid mõjutavad siis hindu alla surudes tugevalt ka importtooraine pakkumine tööstustele ja importkaubad kaubanduses. Järgnevalt vaataks siis veidi Eesti päritolu põllumajandus- ja toidukaupade eksporti aastatel 2015 kuni 2017. Et siit on siis näha, et kui eelnevad 2 aastat oli Eesti kaupade eksport langustrendis, siis 2017. aastal toimus paranemine, et võrreldes 2016. aastaga ekspordi kogumaht suurenes 12% ja see on juba väga hea näitaja. Et kui siin kaubagruppe võrrelda, siis 2015 versus 2016 langesid kaubagruppide lõikes eelkõige nisu, külmutatud kala, kontsentreeritud piim, aga ekspordimahtude kasv toimus toorpiimas ja kuivatatud kaunviljades. Ja 2016 versus 2017 toimus siis suur kasv nisu, toorpiima ja juustu ekspordis, aga langes siis kuivatatud kaunviljade ja elusveiste eksport. Et siit on ka näha, et tegelikult on üsna suures mahus siiski veel toorme eksport, et mis siis muudab ka
tootjad hinnakriisidele vastuvõtlikumaks. Siin joonisel on toodud Eesti põllumajanduse toidukaupade ekspordi peamised sihtriigid viimasel 3 aastal. Et meie peamised kaubanduspartnerid on siis Soome, Läti ja Leedu, kuhu siis eksporditakse pagaritooteid, kastmeid, torbiima ja on viimastel aastatel olulisel kohal olnud ka Saudi Araabia, Rootsi ja Holland. Et kui näiteks 2015 aasta eksporditi Eesti tooteid 92 sihtriigi ja 2016. aastal 97 sihtriiki, siis 2017. aastaks oli see arv juba 102 sihtriiki. Siis kui vaadata puhtalt piima ja piimatoodete eksporti, siis toimus samuti eelmine aasta oluline kasv. Et peamised ekspordi sihtriigid olid siis Leedu ja Läti, kuhu viidi eelkõige toorpiima, aga ka Soome, Itaalia, Holland. Ja toodete lõikes oli suurim kasv siiski toorpiima ekspordis ja kontsentreeritud piim pigem vähenes ja suurenes ka juustueksport. Teravilja ja jahutööstuse eksporti vaadates on märgatav siis eelmisel aastal taaskord paranemine, et mahud siin taastusid 2015. aasta tasemele ja see siis tuligi eelkõige nisu ekspordi suurenemisest. Peamised sihtriigid olid siis Saudi Araabia, Holland, Alžeeria, Soome ja Läti. Liha ja lihatoodete ekspordis ei ole nii märkimisväärset muutust näha viimasel 3 aastal, et seis püsis üsna stabiilne. Peamised sihtriigid on siis Läti, Soome, Leedu. Ja aga mida lihatoodete ekspordi puhul võib ära märkida, on kindlasti see, et elussigade eksport on oluliselt vähenenud. Et see nii-öelda taastumine ongi siis muude toodete arvelt olnud. Viimaks vaatame siis ka natukene toiduainetööstuse majandusnäitajaid, et nagu ma juba siis marginaalide vaatamises välja tõin, siis nii-öelda toiduainetööstustele avaldub see mõju väikese viitega ja mõju ei ole ka, kriiside mõju ei ole siis ka nii suur, kui on tootjatele. Et siin müügitulu nii-öelda konjunktuuris on siis näha, et mõningane langus toimus 2015. aastal, aga samas 2017. esimese poolaasta seisuga on ka tulemused juba paranenud. Et eelkõige suurimad kõikumised siis toimusid piimatööstuse müügitulus, aga ka kalatööstuses ja lihatööstuses ka mõningal määral. Et siit on näha, et kalatööstuse müügitulu ei ole siiani taastunud. Siis toiduainetööstuse kulud on järginud üsna sarnast konjunktuuri kui müügitulu. Et siin on samuti märgata siis mõningat taastumist eelmise aasta esimese poolaasta seisuga ja samuti suurimad kõikumised siis piima- ja kalatööstuse ettevõtetes ja lihatööstuses on kulud säilinud küllaltki stabiilsel tasemel.
Kui vaadata siis kogukasumit, siis siin on selgelt näha, et kriis avaldus eelkõige 2016. aasta esimesel poolaastal, kui siis nii kalatööstus kui ka piimatööstus tegutsesid kahjumlikud. Et kui piimatööstuse tulemused on nüüd siin viimase seisuga paranenud, siis kalatööstusel läheb endiselt kehvasti. Et nii-öelda Vene turu ära kukkumine on ikka väga olulist mõju nendel avaldanud. Aga lihatööstuse kasumites on samuti siin viimaste andmete puhul näha olulist alanemist. Kui me vaatame investeeringuid, siis investeeringute puhul ei saa sellist kriisist tulenevat trendi väga välja tuua, et siin 2015. aasta teisel poolaastal olid oluliselt suurenenud investeeringud, aga see võib ka olla muidugi seotud erinevate MAG-i investeeringumeetmete avanemisega, et investeeringute puhul siiski arvestatakse nii-öelda tulevikuvaadet ja valmistutakse juba järgmisteks kriisideks. Mida siis kokkuvõtlikult saab öelda toiduainetööstuse majandustulemuste ekspordi kohta, et toiduainetööstustele avaldus kriiside mõju viitega ja mõju ei olnud ka siis nii tugev kui tootjatel. Ja võib öelda, et toiduainetööstuse majandustulemused on üldiselt 2017. aasta andmetel taastunud, välja arvatud siis kalatööstuste. Ja sama lugu on ka ekspordimahtudega, et need siis eelmisel aastal näitasid taastumise märke, aga endiselt on siis suureks osakaaluks toorme eksport. Ja väga oluline on siis ka mitmekesistada eksporti riskide maandamiseks, ja suurendada kõrgema lisandväärtusega toodete eksporti, mis siis ei ole nii hinnatundlikud kriisisituatsioonide puhul. Ja siis viimase punktina natukene ka, millest me nii-öelda andmetes puudust tunneme ja analüüsimetoodikates. Et sektorite lõikes on andmete avaldamine väga ebaühtlane, et näiteks ongi siin mõned jahu- ja pagaritööstuse ettevõtted, kus sektoris tegutsevadki mitmed üksikud ettevõtted ja sellest tulenevalt on siis andmed konfidentsiaalsed ja meil väga keeruline nende sektorite kohta analüüse teha. Siis kahjuks ei avaldata enam värske puu- ja köögivilja ressurssi ja tarbimise andmeid, mis oleksid meile väga olulised isevarustatuse taseme arvutamiseks nendes sektorites. Samuti tunneme puudus väliskaubandusstatistikas mahetoodete andmete osas, et kui me vaatame ekspordi andmeid, siis sealt me ei saa eristada, millised on mahetooted ja millised mitte, et nad on kõik ühes potis. Ja samuti sooviksime väliskaubandusstatistikas näha kõrgema lisandväärtusega toodete eristamist, et praegu puudub nagu metoodika, mille alusel eristada, kas siis võttagi aluseks, et on lõpptarbimiseks mõeldud toode versus niimoodi lihtsalt tooraine või on ka seal vahepealsed etapid, mida võiks arvestada. Ja samuti oleks suureks kasuks nii-öelda selline üle-euroopaline jaehindade vaatlussüsteem, et Eestis me küll kogume jaehindu, aga oleks hea, kui saaks neid võrrelda ka Euroopa riikide omadega või siis kas või oma naaberriikidega. Ja ettekande poolelt on siis praegu kõik. Kas on küsimusi?
ainult üks küsimus. Me rääkisime ekspordist, kui suur on sama ala import? No import on viimase aasta seisuga ikkagi natukene suurem veel kui eksport, et mul hetkel täpsed andmed puuduvad, aga bilanss on siiski veel negatiivne. Veel küsimusi? Just küsid see küsimus ära, ma tahtsin tõsiselt öelda, et te analüüsisite eksporti, aga import on ju, ütleme 9% läheb eksporti, aga 14-15% läheb juba importi ja seal on ju peaaegu 400 miljonit vahe. Et mikspärast import tuuakse? Tuuakse sellepärast, et see on odav, nad on odatatud ja meie kohalik töötleja on oma kohalikud tootjad oma turult ju välja ajanud, aga teie maja peremehed ju pahandavad meiega, et näete, te näitasite ka, et toorpiima eksport on suurenenud. Tootja ainuke võimalus on toormega jalga lasta, et nõudlust muuta. Tegelikult peaks ikka importi ka ikka antama. Me oleme ju 23 aastat juba toidutoorme netoimportijad. Ja nõustun kindlasti, et see on ilmselt oleks pidanud ka kajastama importit. Nii, kas on veel küsimusi? Et ma küsiks ühe natuke keerulise küsimuse, et mis hakkub eelmise repliigiga, et põhimõtteliselt ma arvan, et seda suurenenud toorpiima eksport alates 2010. aastast võib vaadata kui tootjate poolset riski maandamise võimalust. Ja selles valguses nüüd see püüe teha uut piimatööstust võiks teistpidi tähendada seda, et riskid suurenevad tootja seisukohast või mõnede tootjate seisukohast. Et kuidas sinu või Maaeluministeeriumi vaade või tunnetus selles küsimus on, et kas see kartus suurenevate riskide suhtes võib olla üks põhjuseid, miks tööstuse projekt ei ole veel nii kiiresti edenenud? Raske kommenteerida, aga muidugi nii suure tööstuse loomine tähendab suurt riski, aga ettevõtluses muud moodi ei saagi või sa ei saagi edu saavutada muud moodi kui läbi riskide võtmise. Et arvestades, kui suur nii-öelda taustatöö selle projekti jaoks on tehtud, et ma siiski loodan, et need riskid ei ilmne ja kõik läheb hästi siiski. Kas on saalist tulnud vahepeal küsimusi? Aadi. Ma kommenteeriks natuke seda juustu marginaalide imepärast graafikut, mis siit läbi jooksis. Et kuidas see siis nagu jagunes meil siin tootjate, töötlejate ja kaubanduse vahel. Et kui ma seda nagu pilti vaadates tekib küll see tunne, et tegelikult nii tootjad, piimatootjad kui ka töötlejad võivad ju teha väga suuri pingutusi, investeerida, et oma tootmist nii-öelda efektiivsemaks teha, aga kui siis selle tulemusena jaekaubandus ehitab jälle 10 000 ruutmeetrit pinda juurde ja muutub ebaefektiivsemaks selle võrra, et siis tekib nagu küsimus, et võib-olla peaks hoopis seda nii-öelda väärtusahela osa tähelepanelikumalt vaatama, et just nagu ka tarbija seisukohast. Aitäh! Ja kindlasti Eesti on nii-öelda kaubanduspindade osas üheks esinumbriks Euroopas, aga paraku meil siin osas ei ole midagi teha, et pigem ongi siis nii-öelda tootja ja töötleja ja nii-öelda töötleja vahelise nii-öelda ühise turujõu parandamise osas midagi ära teha, et nad saaksid kaubanduses paremaid tingimusi läbi rääkida. Küsiks siit selle peale tegelikult otsa, et meil hästi tihti tuuaksegi just välja seda tootjarühmade moodustamist ja ühist turujõudu kui võimalust, et seda tootja marginaali suurendada seal.
et kas neid analüüse on teil tehtud ka selle nurga alt, et analüüsida, et milline on siis tootja marginaal seal, kus toode liigub läbi tootjaorganisatsioonide ja ühistute versus nendes sektorites, kus tootjaorganisatsiooni ja ühistuid ei ole nii palju. Et kas seda infot... Selliseid analüüse hetkel ei ole tehtud, aga kindlasti see oleks üks oluline aspekt, mida kaaluda. Kas on veel küsimusi või kommentaare saalis? Et kui ei... üks on ikka siiski olemas. Mul üks kommentaar sinu viimase märkuse peale, et äkki Euroopa Liidu kohta on sarnaseid andmeid olemas, et meil see ühistud ja mitte ühistud on ütleme nii noor teema, aga Euroopas on ikkagi ühistud ju küllalt kaua olnud, et kas seal on ka sarnane marginaalide jaotus, nagu meil silma paistab? See on hetkel on see marginaalide jaotus veel selline vabatahtlik liikmesriigile, aga on ka plaane, et sellist süsteemi rakendada kogu Euroopa Liidus, et olekski kogu ahel üle-euroopaliselt rohkem jälgitav. Et siin selle aasta jooksul nad tulevad pilootprojektiga välja ja kui see õnnestub, siis loodetavasti tulevikus me saame selliseid võrdlusi teha. Nii, aga suur aitäh!